konkurss oli väga tugev, et iga aastaga lähevad kandidaadid järjest paremaks, et seekord oli nii kui avaliku sektori teenuste seas täiesti selliseid maailmas unikaalseid asju, millel on ka rahvusvaheline läbilöögivõime olemas. Silma torkas see, et teenused ise olid oluliselt tugevamad kui esitajate võime neid sellises lühikeses formaadis, nagu konkurss nõudis, esitleda. Ehk siis, et soovitus, mida kindlasti kõrva taha panna nii era- kui avaliku sektori kandidaatidel, on see, et õppige ja harjutage mõtet selgelt, lühidalt esitlema. Ettevõtja, kellel on hea e-teenuse idee või juba toimiv teenus Eestis ja kes soovib maailmas läbi lüüa, kõige olulisem on endiselt julge pealehakkamine. Et võtta kätte, teha otsus, et ma üritan minna välismaale ja minna kõigepealt paariks nädalaks, siis natuke kauemaks ja mitte ainult minna, vaid üritada kohe kliendiga kohtuda, potentsiaalse kliendiga kohtuda. Et isegi kui müük ei sünni, siis see tagasiside, mis välisturult, suuremalt turult reaalselt kliendilt tuleb, on sageli palju väärtuslikum, kui siin ise mõelda ja põlve otsas nokitseda. Ja teine soovitus kindlasti on see, et kuna maailmaturul on konkurents tohutult tihe, et siis pigem tasuks üritada läbi lüüa asjadega, mis on võib-olla natukene kitsamas nišis ja maailmas unikaalsemad. Et asjad, millega on tunne, et võiks olla võimalus Eesti firmal olla maailmas number 1, 2 või 3. Selle asemel, et üritada võib-olla võtta mingi väga suur nišš, kus see unikaalsuse aspekt jääb väiksemaks.